Tere! Kiire küsimus ja kiire vastus. Kas on võimalik krüptomaailma ja blockchain keskkonda tuua turvalisust, stabiilsust, läbipaistvust, arusaadavust, usaldatavust ja kasumlikkust? Ja niimoodi, et see oleks tavainimesele kergelt kättesaadav ja kergelt kasutatav ja ka kergelt duplitseeritav ehk paljundatav. Jah, on küll, kui kasutada selleks siis nii-öelda vanakooli või traditsioonilise ettevõtluse investeerimismaailma töövahendeid ehk fonde või täpsemalt öeldes indeksfonde. Lähemalt täpselt, kuidas see kõik töötab, kuuleb minu pikemast videost ja saab detailselt aru, aga et tekitada huvi ja üldse nii-öelda avada diskussioon ja anda mõista, et selline lahendus on olemas turul ja et seda on võimalus saada, selleks see paariminutine sissejuhatus. CNC Community on projekt, mis on vaikselt käivitunud veebruari algusest 2023 ja mille eesmärgiks on vanakooli investeerimise indeksfondide traditsiooni, usaldatavust, tootlikkust, stabiilsust ja turvalisust tuua digitaalsesse keskkonda. Miks seda on üldse vaja teha? Mõnes mõttes tegelikult ei olegi vaja, sest ettevõte, kes CNC Community taga siis majandab, kui nii võib öelda, on ligi 10 aastat indeksfondidega tegelenud, enne seda veel ka 10 aastat ehitusturul, seega nad on majanduslikult väga pädevad, väga stabiilsed, väga heal järjel, aga kuna nad panid jala indeksfondide maailmast ka siis nii-öelda krüptotehnoloogia NFT valdkonda, siis tekkis huvi laiendada seda tegevust laiemalt krüptokeskkonda ja kaasata siia palju inimesi, tavalisi inimesi, et luua maailma kõige suurem NFT kogukond. Aga et mitte ehitada midagi palju õhu peale, nagu on enamus krüptomaailmast ehitatud, siis otsustategi tuua reaalse maailma investeeringud, indeksfondid, kasumlik investeerimine, auditeeritud tegevus ja läbipaistev tegevus siis nii-öelda krüptomaailma ja anda selle arendamine, kasvatamine ja ka kasu teenimine tavalistele inimestele. See on üksjagu julge väljakutse ja võib-olla esimene võimalus üldse tavalistele inimestele saada jalg ukse vahele siis sinna nii-öelda indeksfondide maailma ja samas võimalus sellega nii-öelda luua omale krüptoväärtusi, luua omale krüptomaailma tulevik ja ennekõike väga korralik sissetulekuallikas. Mismoodi see tehakse? Hästi lühidalt. Kui traditsioonilises maailmas eraisikutel indeksfondidesse praktiliselt asja ei ole, sest et puuduvad selleks lihtsalt piisavad vahendid, et sinna sisse saada või kontaktid. Pangandusmaailm on väga nii-öelda mittepaindlik, väga keeruline, siis nagu öeldud, indeksfondid töötavad suurinvestoritele, korporatsioonidele ja väga rikastele eraisikutele, kellel on selleks suhteid. Aga kes on nutikas, see annab võimaluse suurele kogukonnale kogu seda tööd teha koos ja teenida kasu kõigile ja nii-öelda luua mingeid väärtusi, luua midagi uut maailmas, mida varem olnud. Ja see on maailma suurim NFT kogukond, mis siis hakkab pakkuma, vahendama ja nii-öelda siis looma platvormi selleks, kus kõik maailma paremad NFT ja ka blockchain tehnoloogiad oleks ühes koos. Selleks, et see tegevus oleks kasumlik ja selle kogukonna liikmed sellega toimetaksid ja tahaksid selles osaleda, peavad nad sellest loomulikult mingit kasu saama. Ja nüüd ongi see koht, kus kogukonna liikmed saavad hankida endale
siis meie kogukonna nii-öelda bränd NFT ehk osta NFT ja firma kingib selle NFT väärtuses tokeneid, oma tokeneid, GNC tokeneid. Kogukonna NFT hinnad jäävad vahemikku $50 $2000 ja selle raha eest saad teie raha eest kingiks kaasa tokeneid hetke turuhinnaga. Need on tokenid, esimesed tokenid maailmas, mis maksavad dividendi iga kvartal. Selle eest saab korralikku koolitust, NFT krüptokoolitust ja hiljem ka finants- ja majanduskoolitust sinna juurde tasuta meie ettevõttelt. Ja nüüd võtmesõna on siin, et sellest kogukonna kogutud rahast pool ehk 50% läheb tagasi kogukonna motiveerimiseks ehk palgaks ja boonusteks. Selleks, et kogukond kasvaks ja areneks. Sa pead motiveerima, sa pead neid tasustama hästi, kes teevad ära elamustööd. Kui ei ole kasvu, kui ei ole värskelt kapitali sissevoolu, siis ei teki ka lisaväärtusi. Sellest kapitalist 20% lisaks läheb otse dividendideks kõikidele GNC tokeni hoidjatele iga kvartal 20% ja 25%, pange tähele, see on see kõige tähtsam, see läheb sinna nii-öelda vanakooli indeksfondidesse, mida siis firma meie eest majandab väga hea kasumisega, väga turvaliselt, väga stabiilselt, nii nagu indeksfondid on töötanud aastakümneid ja aastakümneid. Ja see kasum tuleb sealt tagasi GNC tokenisse, meie kogukonda, meie tokeni majandusse. Ehk siis see tegelik vanakooli investeering töötab nüüd digitaalsel platvormil, meie tokenis, ja nüüd on tavalistel inimestel võimalus väikeste summadega, alates $50 tulla mängu, anda oma panus ja saada oma osa kasumist ja arendada seda nii-öelda kogukonda, kui nad soovivad, aga see on vabatahtlik, täpselt nii palju, kui tahavad, mida rohkem teevad, seda rohkem makstakse neile boonuseid, aga seda rohkem tuuakse kogukonda raha, mis läheb läbi investeeringute siis kogu selle kogukonna hüvanguks, tokeni väärtuse kasvuks. Ja ainult 5% sellest kasumist võtab firma omale tegevuskulude katteks, mitte kasumiks, tegevuskulude katteks. Ja et see oleks aus ja õige ja sõna maksaks, on kogu tegevus auditeeritud maailma top audiitorfirma poolt ja esimene audit tuleb välja juba märtsi keskel ja niimoodi iga kvartal. Ehk siis hästi lühidalt öeldes, vanakooli indeksfondid tuuakse digitaalsele turule ja tuuakse meie community digitaalse tokeni taha ja sellega luuakse esimene token, vääristoken, mis maksab dividendi, põhimõtteliselt nagu väärtpaber, nagu aktsia. Ja sellist tokenit keegi enam ei taha müüa või ei kiirusta müüma, sest et see saab dividendi ja väga kõrget dividendi. Esimese aasta dividendi plaan on 8 senti ja praegu on tokeni hind 8 senti. Nagu näha, meie klubi liikmeks saab alates $50 kuni 2000, igaüks valib endale sobiva summa ja võib osta ka kõik korraga, see on $3009, siis saab kogu rahast tokeneid pluss veel 10% kauba peale. Boonusplaan on hästi lihtne, see on maatriks, kus on 12 taset, esimesel tasemel 2, teisel 4, 8, 16 ja nii edasi, kokku 8190 liiget. Iga selle nii-öelda community liikme käibe pealt vastavalt siis nendel tasemetele, mis siin on, makstakse boonuseid. Ja olgu öeldud, makstakse hästi, kui keskmine tase või keskmine tasu kõikide siis nii-öelda NFT-de hinnast oleks $1000 kogu sinu meeskonnas, siis ainuüksi tuues iga nädal ise 2 inimest või siis esimese nädalaga 2 ja õpetades kõiki tegema sama ja niimoodi dupliseerima seda, saab sinu maatriks ehk sinu nii-öelda müügiorganisatsioon täis 3 kuuga ehk üle 8000 inimese 3 kuuga. Ja sel juhul on sulle selle esimese kvartali jooksul välja makstud üle $300,000 müügitöö preemiat. See on täitsa väärikas preemia selleks, et tasuks töötada. Veel kord, need, kes teevad tööd, kes loovad väärtusi, toovad raha sisse, need peab olema hästi motiveeritud. Ja
kui kogu tegevus on vabatahtlik, müügitöö on vabatahtlik, turundamine on vabatahtlik, siis see on igaühe enda otsustada, kas ta teeb või mitte. Kui sa tahad müügiboonuseid saada, tuleb kord 90 päeva jooksul soetada endale uus NFT, et hoida boonused lahti. Selleks, et saada dividende, hoida aktsiaid või nendega turul kaubelda, ei ole vaja teha rohkem, kui see NFT soetada ainult üks kord. Kuna ka enamusliikmed soovivad ka ju tulu saada müügi pealt, siis loomulikult 90 päeva tagant ostetakse uus NFT, mis tähendab seda, et kogukonda ja NFT ökonoomikasse ja investeeringutesse laekub värskelt raha iga 90 päeva tagant ja see hoiab kogu süsteemi töös. Hästi lihtne. Osta ise, õpeta teistele ja korda. Ja sellega hoitakse kogukond pidevalt kasvamas. Mida suurem kogukond, seda rohkem kogu maailm meiega arvestab, seda rohkem teenuseid pakkumisi tullakse meile pakkuma, tooteid müüma, testimist võib-olla pakkuma, mida iganes. Kogukond on jõud, mille kogu maailm arvestab ja mida rohkem kogukond suudab koguda nii-öelda investeeringuid, seda paremaid investeerimustingimusi me ka turul saame. Ning kuna NFT turg järgmise 3-4 aasta jooksul kasvab 700%, siis me oleme just oma õige toote ja tehnoloogia valdkonnaga õigel ajal õiges kohas, et tulevasest kasvust osa saada. Ja kui meie kogukond on edukas, ja kindlasti seda on, ja majandustulemused seda kinnitavad, siis tõmbame aina rohkem ja rohkem uusi liikmeid ligi, kes esmakordselt tegelikult tahavad ennast nii-öelda krüptomaailmaga tuttavaks teha. Sest see on esimene krüpto, mis maksab dividendi, mis on usaldusväärne, mis on läbipaistev, mis on auditeeritud ja mida inimesed tahavad soetada, omada ja hoida. Lisaks saab neid ka kasutada. Siin on väga palju projekte tulemas taha, kuni väga suurte kinnisvaraprojektini, sellest firma teatab lähiajal. Aga see on midagi, mida krüptomaailmas seni ei ole. See on hübriidmudel, mis seob endast siis indeksfondid, turunduse, blockchaini, dividendid ja reaalse tokeni majanduse ja reaalse kasutatavuse nii börsil kui ka otsekaupmeeste juures. Ning meie ettevõte siis on viinud oma investeeringud või indeksfondid juba siis nii-öelda uude valdkonda ehk NFT ja blockchaini valdkonda. Ehk me loome nii-öelda uue suuna, uue mõiste, me loome indeksfondid digitaalses ajastus, digitaalses keskkonnas. Me investeerime erinevatesse blockchaini NFT ettevõtetesse, tehnoloogiatesse, valmis toodetesse, mis on juba kasumlikud, mis töötavad. Enne IPO-d, pärast IPO-d, stabiilsed ettevõtted, stabiilsed NFT tooted, need on meie portfelli valik erinevate raskusastmetega ja mingi osa läheb ka krüptosse. Ehk siis see on see nii-öelda vanakooli investeering tänapäeva tehnoloogiasse, mis on kasumlik, mis on turvaline ja mis on äärmiselt stabiilne ja mille peale saab loota. Ja veel kord, iga kvartaalsed siis nii-öelda aruanded top maailma audiitori poolt kinnitavad ettevõtte sõnu ja majandustulemusi, mis omakorda toob usaldust ja toob veelgi rohkem liikmeid, mis teeb ka siis tegelikult selle turunduse mõistlikuks. Täna, Eesti Vabariigi aastapäeval 24. veebruaril maksab meie token 8 senti. Märtsi keskel, kui toimub ametlik projekti avamine, on hind 10 ja suve alguseks on plaanis minna börsile hinnaga 50 senti. Ja seda ainult siis sel juhul, kui me selle aasta jooksul toome 100 000 inimest oma kogukonda, mis ei ole väga suur number, siis selliste plaanidega nii-öelda järjepidevalt edasi liikudes see 50-sendine hind ka umbes saavutatakse. Ja aasta pärast on eeldatav tokeni hind umbes $2–3. Kokku on siis ette valmistatud 250 miljonit münti, millest 30% hoiab firma endale ja neid ei turusta. Need jäävad reservi. Ülejäänud lähevad siis jagamisele liikmete vahel, kes siis
kutsuvad uusi liikmeid kogukonda ja kui keegi ostab NFT, siis ta saab jälle endale selle ostetud NFT raha eest kingiks neid tokeneid täpselt selles vääringus, nagu ta hetkel maksab. Väga lihtne, väga arusaadav matemaatika, ei midagi keerulist ja see on esimene kord, kus iga tokeni või siis NFT ostja panustab kogukonna heaolusse ja mündi hinda ja kogu selle ökosüsteemi väärtusesse. Sest et see raha ei lähe kuskile kellegi taskusse, see ei lähe kuskile kaduma, see ei lenda kuskile õhku, vaid iga investeeritud euro jõuab tagasi kogukonda ja osa sellest läbi investeeringute veel ka kõrgema kasumiga tuleb tagasi tokeni majandusse. Ja seega esimesed 1000 võib-olla ostavad nii-öelda veel uut tokenit, millel ei ole väga investeeringuid taga, aga sellest on hind väga soodne, see on väga mõistlik. Esimesed 10 000 on loonud juba mingisuguse väärtuse tokenile, sest rahad on investeeringutes, majandusaruanded on juba tulnud või tulemas ja järgmised 50 000, kes ostavad tokenit, ostavad küll seda kallima hinnaga, aga nad on juba saanud sinna väärtuse, mida eelnevad 10 000 siis nii-öelda kogukonna liiget on loonud siia keskkonda. Ehk reaalselt me loome väärtusi, mida krüptomaailmas seni ei ole tehtud, sest kõik rahad lähevad varem otse kellegi taskusse ja on kadunud. Ükskõik kui palju ei ole ka mingil mündil kasutajaid, see ei ole loonud väärtust, vaid see on loonud ainult potentsiaalset müüjate hulka, kes tahavad esimesel võimalusel oma tokenist ja coinist lahti saada. Meil aga ka siis, kui on 100 000 inimest tokeni ostnud, siis 101 ostab küll natuke kallimalt, aga ta ostab midagi, millel on väga stabiilne kindel väärtus. Sest seal taga on töötav majandus, see on läbipaistev, see on arusaadav, see on kasutatav ja see on auditeeritud. See on esimene hübriidmudel krüptomaailmas, tokeni maailmas, kus siis on edukalt seotud investeeringud, turundus, blockchain, dividendid ja see loob terviku, mis on võimas ja mis on turvaline ja mis toob edaspidi palju inimesi krüptomaailma, just nimelt meie maailma, sest see on turvaline, see on arusaadav ja see on kindel. Ja lisaks on meie platvormil siis nagu öeldud, maailma kõige parem NFT toodete teenuste valik ja NFT on see, mis on arenemas ja kuhu inimesed niikuinii tahavad investeerida, mida tahavad hankida. Aga nüüd nad teavad juba täpselt, mida teha ja eriti meie kogukonna liikmed, sest nad on välja koolitatud, nad on õppinud, nad on haritud. Ja kui teil on endal mingi teadmisi, oskusi või mida iganes, näiteks olete muusik või olete kunstnik või oskate midagi muud luua, siis te saate tänu meie poolt antud teadmistele luua selle NFT ja kasutada meie platvormil olevate töövahenditega oma NFT-d võimalikult edukalt, kas siis turundamisel, müümisel, ma ei tea, oma osaluse müümisel, milleks iganes. Ehk see on tohutult suur võimaluste maailm, mis teid ees ootab, kui te olete kogukonna liige ja olete saanud kogu selle teadmise, nii finantsteadmise, nii siis ka tulemuse, kui ka potentsiaali selleks, et tulevikus kogu siis meie kogukonna poolt pakutavad tooteid, teenuseid hästi efektiivselt ära kasutada. Koolitused, informatsioon on kõikidel liikmetel tasuta. Täna ja praegu, kui me alles käivitame tegevust, saab sisse maksta ainult USDT-ga, siis TRC20 ehk Tether, ja dividendi väljamaksed iga kvartal samamoodi, USDT Tether ja marketingi töö tulemused iga reedel, jällegi USDT Tether. Uusi variante on tulemas, neid on palju nimekirjas, aga iga asi tuleb hoolega läbi mõelda, audiitori poolt heaks kiita, kontrollida ja veenduda, et nad oleks äärmiselt turvalised, sest mitte ühtegi viga ei tohi sisse lasta. See on äärmiselt oluline, seega alguses natukene on väljakutseid, et nii-öelda vana rahamaailm ühendada siis digitaalse maailmaga, aga võimalused lähevad aina paremaks, nagu ütlesin.
meie GNG tokeniga saab otse kaubelda, osta tooteid, teenuseid, saate börsil vahetada erinevateks muudeks vääringuteks, sealhulgas saate varsti ka kinnisvara soetada, ka sellest tuleb juttu. Ja loomulikult ka muid maksevahendeid tuleb juurde, aga lihtsalt üks samm korraga kuskilt peab ju alustama. Nii et selline oli niisugune hästi lühike sissejuhatus sellest, mis on GNG. Kindlasti nii mõnigi asi ei mainimata. Sellest siis saate lähemalt kuulda juba ka pikemas videos, mis on just salvestatud täna, see on tund aega pikk. Ja lõpetuseks nii palju, et siis GNG NFT-d on siis meie nii-öelda klubi liikmete liikmestaatuse tunnuseks. Neid saavad osta eraisikud nendest regioonidest, kus see on lubatud, ehk see on praktiliselt kogu maailm, välja arvatud mõningad üksikud riigid. Nad ei kuulu tagastamisele, seega mõelge hoolega, enne kui ostate, küll aga te võite müüa, kellele tahate. See on teie enda valik. Mingid kohustusi GNG staatusega ei kaasne, mingid kohustusi ei panda. Turunduse müügitöö tegemine on täiesti vabatahtlik, aga loomulikult väga soovitatav, sest see on kasumlik. Dividendid ja tokenid tulevad automaatselt kaasa NFT hankimisega ja on teie oma eluaegsed. Seega see ei nõua mitte mingisuguseid muid lisatingimusi ja uute liikmete kutsumine, nagu ütlesin, on täiesti vabatahtlik, aga kindlasti väga mõistlik tegevus, sest veel kord, lisaväärtusi, hinda ja dividendi kõik tahavad saada, aga see tekib ju ainult siis, kui keegi teeb tööd. Nii et siin on täiesti vaba valiku koht. Ja sellega siis lõpetangi. Lühike kiire ülevaade, miks on GNG NFT ja GNG token midagi täiesti uut krüptomaailmas, miks ta on turvaline, miks ta praegu kogub nii kiiresti populaarsust ja miks enne kõike tasub seda soetada võimalikult vara ja alguses, sest et dividendid laekuvad kord kvartalis vastavalt sellele, mida rohkem teil on tokeneid. Ja mida odavam on hind, seda rohkem te loomulikult sama raha eest neid saate. Nii et loodan, et selline lühike ülevaade tekitas huvi ettevõtte tegevuse vastu. Lähemalt juba siis saate lugeda ja kuulata pikemas eestikeelses presentatsioonis või kõikides infomaterjalides, esitlustes, webinarides, mida siis ettevõtte ametlikud esindajad teevad ja saadavad. Meil on oma Telegrami grupp, kuhu te saate registreerida ennast oma soovitaja järgi ja loomulikult kogu informatsioon on saadaval ka GNG koduleheküljel, mille kohta kõik soovijad leiavad info oma soovitaja kaudu. Kui soovitajat ei ole ja video kuskilt teieni jõudis, siis võtke minuga ühendust, aitame selle soovitaja leida. Ilusat päeva, ilusat õhtut ja veel kord tere tulemast klubi liikmeks. See on huvitav teekond, see on huvitav väljakutse ja ennekõike see on väga kasulik väljakutse, mis tänapäeva tehnoloogia maailmas ja eriti selles digitaalses maailmas on vajalik ja kaugeltki igalt poolt mitte kättesaadav. Kõike paremat ja kuulmiseni!